Tere kõigile! Täna on meil siis FFT Free Falling Technique Akadeemia järgmise aasta, 2025 aasta lennu teise laine tutvustus. Nii ma natuke ootan, vaatan, kas keegi tuleb otse vaatama. Kui ei tule, siis ei ole sellest ka midagi, et salvestuse panen siis FFT Akadeemia infotund gruppi ja hiljem läheb ka siis YouTube'i kanalile üles, nii et sa leiad selle sealt üles, kui see siit lingi alt lõpuks ära kaob, et igal juhul leiad selle üles. Ja ma loodan, et sa vaatasid juba ära esimese laine, sellepärast et esimene laine on siis pool teisest lainest, ütleme nii. Ja teine laine hõlmab siis kõige rohkem just tööd lähedastega. Ja kes need lähedased siis on? Need lähedased on siis meie armas perekond muidugi, meie lapsed, kaaslane, mees, naine, vanaemad, vanaisad, emad, isad, tädid, onud, kõik lähedased. Ja miks ka mitte siis lähedased, sõbrad, sõbrannad, kes siis võiksid abi vajada. Nii et kellega sinul on siis selline lähedane side, sõbra suhe, kes ei ole sulle võõras inimene. Ja kui me räägime nüüd teisest lainest, siis teine laine kestab pool aastat, 6 kuud. See on siis jaanuarist kuni juunikuu lõpuni. Ja kogu selle aja jooksul me siis õpime ja teeme kõik selgeks, et sa saaksid siis ka ja oskaksid ka aidata FFT tehnika abil oma lähedasi inimesi. Aga alustame me siis ikkagi jaanuarist ja esimese lainega, sest et meil on vaja kõigepealt aru saada üldse, mis see FFT tehnika on ja kuidas see enda peal käib ja kuidas see enda peal toimib, et sa saaksid selle maitse juba kätte. Nii et see endasse vaatamise pool ja mõistmise pool, kuidas see tehnika toimib, on ka siis väga oluline. Ja kui siis sa tuled teise lainesse, siis aprillikuust alates me süveneme täielikult sellesse, kuidas siis õppida aitama lähedasi inimesi. Ja seal koosneb ka siis moodulitest, mis siis kestavadki juunikuu lõpuni. Ja seal ei ole siis lihtsalt see, et nii, ma õppisin enda jaoks selgeks, et kuidas ma endale teen. Lähedaste aitamine tegelikult energeetiliselt tähendab siis natukene midagi muud. Seal me õpime kõigepealt, kuidas siis üldse valmistada ette teisele inimesele seansi tegemiseks. Ja ka sel juhul, et see inimene ei ole sulle siis võõras. Kui me nüüd kolmandast lainest millalgi hakkame siin rääkima lähipäevadel, jah, et seal siis me peame silmas ka just seda, et klientidele ehk kes võib-olla on täiesti võõras inimene. Ja lähedastega töös on siis väga oluline tähele panna just nimelt seda, et me ei hakka eeldama. Kuna me tunneme neid inimesi ju väga hästi, siis me arvame, et me teame, mis on nende probleemid. Me arvame, et me teame, mida nendel peaks muutma, et elu muutuks. Tegelikkuses see nii siis ei ole. Sest meie vaatame seda oma mätta otsast ja vot seal kohal me õpimegi just nimelt ka seda, kuidas ennast lahti ühendada sellest, et see inimene on mulle nii tuttav ja ma nagu natuke tahan teda võib-olla kontrollida või ma eeldan, et ma tean, mis on tema probleemiks või mida tema tahab muuta või mida tema peaks tegema. Et see pool tuleb siis täielikult meil välja lülitada ja me õpimegi, kuidas siis seda teha, et sa saaksid siis nagu neutraalselt pinnalt hakata seda lähedast aitama, et sa ei too sinna sisse enda mingisugust tagamõtet või arvamust, et see ei ole siis hea. Ja õpime siis täitsa rohujuure tasandilt seda seanssi tegema, alates siis sellest, et kuidas valmistuda seansiks, kui sa teed seda teisele inimesele, mida sa pead tähele panema, mida sa pead kaitsma,
kus on see ruum, kuidas te saate seda teha, millisel moel te saate seda teha, sest et meil peab olema inimeselt alati selge nõusolek, et talle seanssi teha ja et kuidas see nõusoleku saamine siis käib ja kõik need pooled siis. Ja siis õpime, kuidas seda seanssi siis läbi viia teisele inimesele, kuidas see suhtlus on, mida sa räägid, mida sa küsid, mida sa märkad, mida te hakkate muutma, kuidas see shift siis käib FFT, Free Falling tehnika abil. Ja sealt edasi ka siis, et kuidas sa toetad siis oma lähedast peale seda, kui seanss on tehtud, kui tal tekib hästi palju näiteks küsimusi või mingisuguseid mõtteid või mingisuguseid aistinguid, mida ta ei mõista, et kuidas siis nendes olukordades tuge anda, et just nimelt seansside vahel, kui sa näiteks teed talle mitu seanssi ja kõik see pool, aga samamoodi ka seda, et sina ennast, kuidas sa taastad, kuidas sa oma energiat puhastad peale seansi lõppu, et mis siis saab sinuga, et ei ole niimoodi, et ma teen töö ära või endast annan tohutult palju, siis ma olen pärast läbi nagu Läti raha, et ei jaksa mitte midagi teha. Et ei, et seal on siis samamoodi, et me õpime, kuidas see taastumise protsess siis käib. Nii et see on selline väga-väga mõnus töö tegelikult. Ja kui sul on lapsed, ma tean, et me oleme kõik tegelikult väga mures oma lähedaste pärast olnud elus teatud mingitel momentidel. Ükskõik, kas siis on lähedasel on mingisugune isiklik mure või on mingi tervisehäda või on mingi suurem probleem või on mingisugused suhteprobleemid, et me ju nii tahaks aidata. Ja vot see koht ongi see, et sinul on võimalus oma lähedast aidata. Sest et minu jaoks on just erakordne ka see, et kuidas on võimalik oma lapsi aidata, kuidas on võimalik oma last aidata. Nii nagu mina oma tütart aidanud olen, et sellest olukorras, kus ta on elus olnud ja nüüd, et see on siis nagu öö ja päev. Samamoodi ka siis suhted oma vanematega ja kui palju ma olen oma vanemaid saanud toetada ja aidata, et see on ikka mega. Nii et ma väga-väga seda soovitan, kui sinu süda ihkab aidata ja et seal ka, et siis õppida seda tähele panema just, et kui oluline sealjuures, kui sa aitad lähedast, on ka samal ajal paralleelselt töö siis iseendaga. Et sa saad ka aru, et samal ajal sul on vaja ka endaga tööd teha. Ja see ei ole siis ka see koht, et kus, et et nüüd ma saan oma last veel rohkem kontrollida, et ma teen just igasuguseid asju nii, et kuidas ma arvan, et mis on talle hea. Ei, siin on just see koht, kus sina samal ajal peaksid siis võimalikult palju oma energiat puhastama ja kontrollist lahti laskma. Et seda me siis õpime just esimeses laines, mis on siis ka osa teisest lainest. Ja usu mind, kui sa oma lähedasi aitad ja nad on selleks avatud ja valmis. Ja lapsed kohe kindlasti on tegelikult selleks valmis, kui sinu energia on õigesti häälestatud. Et sul ei ole seal midagi, et see on mingi jama, et ma pean seda salaja tegema või need asjad. Siis lapsed on väga varmad ja valmis tegelikult seda koostööd tegema. Ja see tulemus on fenomenaalne. Selles mõttes, et nii palju muudab see suhteid, tervist, mustreid, olukordi. Nii et sa teed tegelikult sellega teene, kui sa aitad oma lähedasi ka juba oma tulevastele põlvedele. Sellepärast, et kui sa katkestad mingisuguse mustri, siis see sinu lastelt, lastele edasi juba ei lähe ja see on tohutult suur asi. Ja kui su lapsed on väiksemad, siis nad on ka veel nagunii sinu energias, nii et igal juhul on ka siis neid asju hea nende pealt märgata, mis toimub nendega ja sinul endale ära puhastada ja vajadusel ka nendele siis lisaks. Aga kui lapsed on suuremad, et siis samamoodi nendega tööd teha ja see muudab lihtsalt sedavõrd palju nende elu ja teie omavahelisi suhteid ka. Ja sõpradega samamoodi, et miks ka mitte siis aidata oma sõpru ja sõbrannasid, kes on valmis seda abi vastu võtma. Et see on nüüd tõesti üks tingimus, et peab olema valmis abi vastu võtma. Et vägisi midagi ei saa. Ja just ka harjutamise mõttes, et alguses võib-olla ongi sõbrannadega vahva harjutada ja proovida, kuidas see siis läheb.
ja akadeemias me siis harjutame seda ka omavahel, et sa saad kindlasti toredaid sõpru akadeemiast ka omale. Et me alustamegi sisuliselt, kui meil teise laine sinna teise poole peale lähme aprillikuus, siis me alustame sisuliselt kohe ka harjutamisega, nii et nende 3 kuu jooksul sul siis see harjutamine viib sinnani, et sul on kerge ja lihtne seanssi siis lähedasele inimesele läbi viia. Ja seal ei ole mitte midagi karta, kõik on väga lihtne, selge. Ma olen kogu aeg olemas, ma olen kogu aeg toeks, ma seletan peensusteni ära, mis, milleks ja kuidas käib. Ja samamoodi, kui sa tahad võtta paralleelselt, vaadata mingisuguseid muid koolitusi, et see absoluutselt ei sega, teha mingeid programme mul läbi, et need ainult toetavad sind või annavad sulle paremat aimu võib-olla, mida siis lähedasega töös teha. Et näiteks, kui sa paneele läbid, et siis sa saad ka mõelda, et et kas see teema võiks olla näiteks mu lapsel ka probleemiks või mu kaaslasel ka probleemiks, et saad ka selle sama teemaga siis oma lähedasega absoluutselt ilusasti tegeleda. Ja see on väga-väga suur asi. Nii, aga kui sul on küsimusi nüüd teise laine kohta või sa plaanid teise lainesse tulla, siis sa oled väga oodatud, et palun kirjuta mulle, teeme väikese kõne, kui ma sind väga hästi ei tea või sina mind ka väga hästi ei tea, et siis me saame rääkida.